aga näete, mis välja tuleb. Aga ma nutsin oma silmad peast välja, kui ma teada sain ja ma ei saa sinna sisse. Te kujutate ette, kui väga ma tahaksin tagasi olla laps. See ütleb nii mõndagi. Ehk siis kõik asjad juhtuvad põhjustega. Raudselt Bella ise kirjutas selle kirja, et saaks mingi selle... Auhinna, Bella! Tšau! No nii, iga kord ma alustan selle sama lausega. Kui võite repiidib lasta. Ja me tagasi. No nii. Ja, just. Oota, täpselt nii olekski. Sellest ega me tegelikult ei ole siit ära liikunud. Me nüüd... salvestame järjest, ehk siis ega me ei saa väga rääkida, mis siin juhtunud vahepeal on. Et täna, mis me tegime nüüd, sõime nuudleid vahepeal. Kell on 23.54, kui me salvestame nüüd seda episoodi hetkel. Väike söögipaus. Riietevahetus. Riietevahetus. Et ega... Läheme nüüd läbipaistvad. Mis läbipaistvad? Nähtamatud. Kamuflaaž. Kamuflaaž, jah. Jesus Christ. Vaikselt hakkab pääsepäev. Jah, kell on palju, andke meile andeks, kui me siin puterdame ja mida iganes. Kell on palju. Ja silmad on kõrdes kuskil. Nii on. Aga eelmises episoodis ma justus mainida, et siis kui me Bellast rääkisime siin, et kui meil olid need naljakad lood, siis me rääkisime, et Bella ei tea, mis asi on forell. Oskad sa kommenteerida nüüd, mis see on? Kala on. Ma teadsin, aga pidin üle küsima. No, et sa tegelikult ikka ei teadnud. Aga nagu... Point on see, et nii paljud on nagu, et Bella nüüd teab, mis see forell on või? Bella forelli küpsetate või? Mul paps küsib 24/7 seda mult. Ta nagu meelega tuletab meelde mulle seda vist. Aus. Nagu aitäh. Ma ei tea, aga ilmselt sellele tuleb ka millalgi teine osa, nii-öelda sellele, et part 2 siis naljakad lood. Sest et meil tuli veel meelde, et mis see kõik enda piinlikuid lugusid tuli veel meelde, nagu neid oleks vähe, aga ei, need on tegelikult päris palju. Jube. Nii palju piinlikkust ise endale teinud. Ja, ma räägin igapäevaselt, aga lihtsalt mu aju blokeerib neid. Jumal tänatud. Seegi hea. Et küll tuleb part 2 ka. Vot, aga ma ei tea, liigume siis kohe sponsorite juurde. Ja. Saame rohkem lobiseta siis kirjadest. Aga nagu ikka, Luminescence Collection. Hetkel on siis meil viimane riides nii-öelda siis kollektsioon seljas. Et rohkem meil praegu ju ei ole. Järgmises osas meil ei ole, aga ikkagi veel sponsorid on. Lihtsalt see on nüüd viimane, mille me välja valisime ja see on minu arust nende kõige viimasem ka nii-öelda siis part, mis välja tuli. Väga ägedad sellised camouflage'id. Et tüdrukutel ongi nüüd see camouflage'i siis see, mis välja tuli. Minul vist on teine. Mul ei ole päris nendega. Aga ma tean, et siuke must camouflage'iga on ka. Saate vaatama minna. Jah. Mõtlesin, sellega peaks 24. veebruari sinna paraadile minema. Jah. Ei, aga tõesti mega efektsed on. Bella võiks metsa minna. No, sõna otses mõttes. Aga see on nii kena. Ja ma ei arvanud, et mulle meeldib see, kui ma seda nagu selga hakkasin proovima ka. Aga see näeb päris äksa välja. Ma tean, mu emsile meeldib ka see komplekt väga, mis mul seljas on. Emadepäevaks võiks ju muidu kinkida. Ilusat emadepäeva soovime tagant järgi. Kõikidele emadele, kes kuulavad. Just, et soovige enda emadel ilusat emadepäeva ja hoidke oma emasid ka meeles, sest emad on meie sisemise keha nii-öelda või sisemise hinge nagu öeldakse seda, et ema on see, kes annab sulle sisemise hinge ja isa annab siis nagu välise tugevuse sulle. See müüri. Jah, just. Nii et hoidke enda emasi. Vot, aga veel rääkides sellest kollektsioonist, mulle räigelt meeldib see Lotta see roheline jakk. See äge jakk. See oli ka sinul seljas esimeses selles, kui meil need tulid. Ilus jakk. Üli mõnsa on. Üli mugav trennis. See must on ka tegelikult mega mõnsa. Ja ta on siuke klassikaline, vaata. Saad peale visata. Ma tahaks ka mul midagi peale oleks. Ma olen juba alasti, kogu aeg alasti. Aga ei ole hullu, kannetab ära. Aga mugav on küll, väga mõnus. Mugav. Nii et ikka, nagu ikka, Lumil on siis kood, ütle välja YA-ga ja siis 10. Et kasutage meie sooduskoodi veel, kui on võimalus. Saate minus 10%. Minge shoppama. Päriselt ka minge ostke. Olge ilusad. Ja enam nüüd, kui te seda vaatate, siis enam ei ole soodusmüüki ka. Seega minge kasutage meie koodi, sest et sellega saab alla. Ja, just. Siis on meil Glammapper, nagu ikka. Me oleme väga-väga rahul Glammaperi toodetega. Endiselt. Mitte midagi ei ole muutunud.
et tõesti nagu imetooted, me nagu näiteks Bella pealt näemegi selle rihvmeduši osas, et tõesti, praegu sul on kutsrihvmed, aga muidu oli küll ikka nagu püsis hästi, Bella ei pööritanud enda silmi, nagu tal kombeks on tavarihvmedušidega. Ja sest nad hakkavad silmade peale, aga see ei hakka silmade peale. Ma nagu päriselt võin olla selle 24 tundi ilma, et mu silmad oleks nagu surmväsinud. Ja mul on vannitoas on see rihvmeseerum ja siis mu ema üks hommik ütles, et ma võib-olla kasutasin ka seda natuke. Ja ta ütles ka, et nad esiteks näevad nii kenad välja ja siis ta mõtleski, et ta katsetab, et võib-olla äkki ostab ka. See pidi väga hea olema, ma olen kuulnud, nii et ma ei tea, kuidas sul kasvanud on. Kasutad iga õhtu või? Jah, üks õhtu on vahelt ära jäänud, aga minu arust on pikem. Jaa, ma tunnen küll ja ma arvan, et kui rihvmeduši ka peale vaata panna, siis ma räägin. Järgmine kord ma olen siin ainult rihvmetega. Tähendab, rihvmed on siin, mind ei ole siin. Jah, just. See rihvmedušis on ka see seerum, seega see on ka nagu hea, kui sa mõlemad kasutad, siis ta on nagu ekstra veel aitab sul kasvatada rihvmeid. Igatahes ma jõu ära oodata, et ma saaks juba enda tooteid sealt kasutada, sest ma praegu lihtsalt vaatan, kuidas need seal on. Et ja, vot. Ja Glam Upperil on ka siis sooduskood ütle välja uue A-ga, kui me eksi, ja siis 15. Vot. Ja mis ma tean, et Bella, sa tahtsid nende lehel proovida seda, mis oli koolutaja. Elektrilist koolutaja. Ja, see tundus mega äge. Ja tundus küll, seda tahaks küll tegelikult. See nagu tundub mingi, ma oli mäletan, mis see täpselt välja näegi, aga mingi elektriline koolutaja, mega cool. Üleüldse nagu nendest räägitakse, et nad pidid väga head olema. Ja nagu, kui me juba näeme, et Glam Upperil on nii head tooted, siis nagu ma isegi ei arva, et see ei ole hea. Just, tõesti üks kosmeetikafirma, mis on tõesti väga hästi silma paistnud. Ja aga ma ütlen ausalt, ega ta ilma põhjuseta ei ole Boudoiri lemmik. Ja selles suhtes küll ta väärib seda tiitlit 100%. Jaa, nii et ootan põnevusega, et saaks juba katsetada. Ma tahaks kulmukeeli juba. Jaa, ma räigelt tahaks seda kulmukeeli juba. Me oleme kadedad oota peale. Ja ma tunnen, kuidas mul kulmud lappes on. Meil on nagu teatud arv neid ja siis me hoiamegi, et meil on ju vaja niisama videoid nendest ka teha. Ehk siis ma ei saa neid koledaks teha, sellepärast ma olen mingi, et Lotta praegu siis kasutab ja meie siis ootame. Mul on rihvmeduš aga. Jah, nad tegid Lottaga kokkuleppe, et pärast üks saab siis rihvmeduši ja teine saab. Ma panen pärast panuse, et selle joone rihvmeduši peale. Jaa, minu oma on ka, mina ju ei kasuta rihvmeduši. Aga see tähendab, et sa endale saad. Ma tahan meikimisega alustada, et hakata äkki meiki tegema. See rihvmeduš jääb jonne juurde ja siis saab seal kasutada seda. Jah, okei. Just. Täpselt nii. Ma ei taha enda oma kasutada. Tule, sooduskood on. Jah, sooduskood on kasutada. Utlavalja 15. Ja saad 15% soodustust, mine shoppama. Nii et kohe vabandan ette, et me siin köhime, sellepärast, et ma tean, ma just sain terveks ja köhisen vähem ja nüüd Bella jäi kõigeks jälle. 3. kord see aasta. 3. kord. See ei ole okei. Ja nüüd olen mina ka õige jälle. On 4. või? Just on 3. Võimalik. Just on 3. Et kogu aeg oleks nagu õige. Fucking närvi ajav. Meil on vaja jagada kogu aeg juba. Ma tean, et see häirib teid ka väga, kui ma köhin, aga ma väga palun vabandust, mul pole lihtsalt mitte midagi teha, ma niingi nagu hoian kinni seda, ma hakkan kurk kõdistama ja siis ma olengi mingi põhimõtteliselt suren siin. Ja mingid need köhatused nagu lõikan välja ka, jah. Jah, nii et muud. Ja siis ka on meil 3. sponsor Clean Kitchen, nagu ikka. Nüüd ma näitan teile, mul on siin tagumiku taga igasuguseid põnevaid asju. Clean Kitchenina on siis sellised retseptid, mis tulevad kaasa siis sulle, kui sa tellid. Sa saad nagu valid välja need retseptid ja siis need tulevad kaasa ka. Siin on kõik mega mugavalt kirjas. Ta reaalselt isegi, kuidas ma ütlen, toiteväärtus on allkirjas, sa näed palju miski sisaldab, et ma ei tea, energiat saad kui palju siin, üks inimene saab näiteks, või rasvasi. Sellel raamis ma valisin pool veiseliha ja riisinuudlitega, näiteks Hiina rasvasi 1,3 100 grammile nii-öelda siis. Ja kõik on väga just värviline. Ja stepid on täpselt kirjas, mida, kõik on ilusti ja siin on veel nagu rõhutatud, mis sa pead nagu jälgima. Sa saad pärast alles jätta selle retsepti. Ja need on nagu lihtsalt kirjutatud, mitte ei ole nagu, et kui keeruliselt, et võib-olla ei saa aru. Mina kes süüa teha ei oska, siis nagu see on mega mugav.
nagu mega hea lugeda sealt ja lihtsalt teha ja väga kiiresti saab valmis ka. Ja alati maitsev. Ja siin ongi, et siin on vaja veel kirjas, et mis sa ise pead hankima, näiteks selles oli must pipar, sool ja oliiviõli. No need on sul kodus olemas. Ei ole mitte midagi hullu. Ja see on kõik allergeenid kirjas, gluteen, kalatooted, sojavalk. Siis on isegi kirjas köögiriistad, mida kasutama pead. Kauss, söe, lõikelaud, pott, pannu. Nagu täiesti perses, sul on reaalselt kõik ette kirjutatud isegi, mis sa tegema pead. Lihtsalt loed. Lihtsalt loed. Kui mugav. Ja vaatad pilte. Ja. Seda ma juba tahaks. Meil on näiteks või kanariisiga, no see nüüd ootab tegemist. Ma ei ole kunagi teinud, jumal tänatud, mul retsept on, sest ma saan teha selle järgi. Või siis näiteks mul oli siin merani risotto safraniga. Teate, kui ägedad see pakis see safran tuleb, ma võib-olla lasen selle pildi siia panna, ma tegin sellest ekstra video. See on reaalselt nagu mingi, safran on üks kallimaid maitseaineid maailmas ja see reaalselt tuligi katseklaasi sees põhimõtteliselt. Oh my god, see oli nii bänger. Kuigi mulle väga safrani maitse ei meeldinud, ma ütlen ausalt, ma ei tea, miks ta nii kallis on, aga minu jaoks ta on veits spetsiifilise maitse toidule. Aga kellele maitseb, siis on väga hästi. Ja, siis midagi sulla. Jah, just. No, ei tea. Täitsa haigena. Ja ega väga lihtsaks on kõik tehtud. Ja, nagu reaalselt. Aga siin on isegi kirjas, et allergeeni piimatooted, laktoos, munatooted, koorikloomad, molluskid, seller. Ma isegi mäletamaks sellerit sa pannud. Kus see siis on? Köögiviljapuljongi sees on vist. Okay. Ja nagu kõik on nii hästi tehtud sulle. Ja ma nagu olengi, et selles suhtes, et kui sa oled näiteks väga nagu, kuidas ma ütlen, jälgid seda, mida sa sööd, näiteks kaalud ka, siis ma räägingi siin toiteväärtuskirjas ja need on tegelikult ka seal kodulehel olemas. Et selles suhtes on ka mugav, et kui sa sealt toitu valid või neid retsepte valid, siis minust seal on ka kirjas kõik olemas need, et sa saad vaadata, et see sobib sinu. Nii et minge shoppama, kasutage kütle välja suurte tähtedega ÜÄ-ga ja saate 20% soodustust esimeselt ostult. Päriselt minge shoppama. See on nii hea pakkumine. See on tõsiselt väga hea pakkumine. Me juba enda vanematel oleme, et ups. Ja. Et tahaks isegi asju proovida seal. Muidugi. See on nii suur valik. Nii et miks mitte. Ja nagu ikka tuleb meil siis esimese hooaja ehk siis 10. episoodi lõpus tuleb meil siis loosimine ilmselt, kes siis mis saab. Igalt firmalt on siis üks asi või nagu nii-öelda siis midagi nende pool. Näiteks Glammaperilt on komplekt, Luminessilt on siis kinkekaart ja siis Clean Kitchenilt läheb toidu suur pakk välja. Nii et ma arvan, et on mida oodata. Seda kindlasti. Tahaks isegi saada. Ja, tahaks küll jah. Aga ma ei tea midagi. Tahaks nagu kõike kõigist. No vot, nii et siuke. Aga ma ei tea, alustame siis kirjadega. Enne me ütleme, mis teema ka on. Meil on täna meie jaoks võib-olla siuke väga põnev teema või meie jaoks väga isiklik kuidagi, sest see on meie jaoks olnud üks paras pind perses, ütleme niimoodi. Eks ta ikka ole veel. Siiamaani. Et meie siis mõtlesime, et sobilik teema oleks edasiseks, et kuna te hakkate siin vaikselt nagu koole lõpetama, siis ongi teema, mis saab edasi, kui saab kool läbi. Kas siis põhikool, gümnaasium või ideaalis me räägime gümnaasiumi lõpust, et tavaliselt enamus lähevad peale põhikooli ikka gümnaasiumisse, kes ei läheb kutseks, kas see ka fine, aga lihtsalt me räägime, mis saab peale gümnaasiumit, kui sa saad täisealiseks esiteks või oled saanud täisealiseks ja siis sa pead minema sinna suurde maailma. Ja täiskasvanu elu hakkab. Ja räägime, kui hirmutav see tegelikult on. Vot, aga ma siis alustan esimese tekstiga. Nii, tere teie! Kui ma kooli lõpetasin, arvasin, et elu hakkab lõpuks pihta. Vabadus, oma aeg, suured unistused. Tegelikkus? Ma veetsin esimesed 3 kuud voodis, YouTube'i vaadates ja vaheldumisi kas nuttes või end süüdistades, sest kõigil tundus olevat mingi plaan. Minul mitte midagi. Ma tundsin, et kõik ootavad, et ma nüüd säran, aga mul polnud isegi aimu, kes ma olen ilma koolivormita, sest surve olla kohe edukas, produktiivne, õiges suunas liikuv, see on meeletu. Mitte keegi ei rääkinud mulle, et eksimine on normaalne. Vabandust, mul tuli Snapis see peale, et sa ei tohi kauem Snapis olla. Notar pani peale mulle selles, ma pean kogu aeg vajutama, et 1 minut limitit veel, palun. Ära muretsen sinu... Et ma ei oleks liiga palju internetis, igatahes jätkame.
mitte keegi ei rääkinud mulle, et eksimine on normaalne, et pause võib teha, et elu ei alga kohe või vähemalt mitte sirgjooneliselt. Kui te selle teemaga süvitsi lähete, siis palun rääkige ka neile, kes ei lähe ülikooli, kes ei reisi, kes ei tea veel, mida tahavad, aga kes siiski väärtust omavad. Ma jään seda osa väga ootama. Eks ta siin ole, jah. Tegelikult sa ei pea teadma, mida sa teha tahad. See on nagu mingi ootus, mis meil on nagu peale surutud ja et kui keegi teab, et siis sa pead ka teadma, aga tegelikult ei pea. Ja nagu see point, kui kõik nagu sa hakkad lõpetama, vaata, kõik küsivad, mis sa teed peale nagu gümnaasiumi või peale kooli lõppu, vaata. Ja siis nagu mida rohkem see lõpetamine nagu kätte jõuab, seda rohkem nagu tulevad neid küsimusi, aga nagu sul on see stress kooli lõpetamisega peal ja siis kui sa küsitakse neid, tuleb see ka omakorda stress ja sa oledki nagu, et ma ei tea, kas ma peaksin teadma juba, mida ma teen. See on jah, et kas siis me oleme inimesed, kellel on nagu näiteks hästi suured ootused ja teavad, mis nad teha tahavad, aga kui see üks hetk läbi kukub, kas saades aru, et see ei ole neile või siis ei saa kooli, siis selles me räägime kohe varsti lähemalt ka omast kogemusest, siis see tunne, mis saab edasi. Kui nagu tegelikult ei ole see päris, et nüüd, kui sa kooli lõpetad, et siis sa oled järsku kui külma vette visatud, ega ma arvan, et enamustel ei ole sunnitud ju kodust lahkuma. Kuigi meie peas on see, et nüüd, kui me gümnaasiumi lõpetame, et siis me peaksime ju minema laia maailma ja hakkama ise välja kolima ja leidma endale töö ja koolis käima ja ise hakkama saama, aga tegelikult ei pea see kõik päris nii olema. Ärge tehke enda jaoks seda nii keeruliseks. Aga jah, ma nõustun see surve, kui kõik küsivad, kes sa oled või kelleks õpid või et mis su tulevikuplaanid on ja sa ei tea. Ma mäletan Lotat. Kui Lotta oli gümnaasiumi ajal inimene, kes ei teadnud reaalselt, mida teha. Nagu mul oli null nagu suunda isegi, kuhu minna või nagu... Ma mäletan, kus sa nutsid selle pärast ja mul oli hirmsu pärast juba, sest sa käisid mingi karjäärinõustajate juures. Ja, sest et nagu see tundus hea koht, kus võib-olla mingi suund kätte saada, vaata, et leiaks kas või selle nagu ala, kus hakata mingit eriala või mingit suunda vaatama, aga mul on isegi seda. Ja ma ei tea, palju ma sealt nagu abi sain, aga vähemalt ma tegin midagi. Absoluutselt. Kas sa tänaseks oled leidnud oma suuna? See on hea küsimus. Nagu mulle meeldib see, mis ma õpin, aga samas mul on hirm, et kas ma saan hakkama sellel erialal. Ma õpin eripedagoogiks. Kas sa said kohe sisse? Ei. Ma ei saanud. Ma olin joone all ja ma tegelikult ma kandideerisin ekstreemselt paljudesse kohtadesse. Sa võid kõik ette lugeda, kus sa kandideerisid. Need on ka kõik eri suundadega juba. Ja, sest et oligi, ma käisin karjäärinõustaja juurest, aga ma ei saanud piisavalt abi, ehk siis ma panin kõik munad erinevatesse korvidesse. Alustame selles, et proovisin farmatseudi erialale, õe erialale, siis Sisekaitseakadeemias maksu- ja tollindusse, politseiteenistusse, siis TalTechis toidu- ja biotehnoloogiasse, Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialale ja siis eripedagoogia erialale. Paljudesse sisse said? Ma sain, issand. Psühholoogiasse sa ei saanud? Psühholoogiasse ma ei saanud. Ma sain isegi järgmisesse. Ja toidu- ja biotehnoloogiasse ma sain sisse, kuhu ma algselt pidingi minema. Siis ma sain farmatseudi ja õe erialale. Kas sa said ka õe erialale sisse? Aga ma olin suht nagu seal nagu joone alt, kes nagu sai. Aga ma tundsin, et meditsiinivaldkond ei ole väga sellises suunas nagu minu koht. Okay. Ja siis ma pidingi, või algselt, kuna ma ei saanud eripedagoogi erialale, psühholoogiasse ma ka ei saanud, kus ma nagu mõtlesin, et see on nagu õige koht, siis mul jäigi toidu- ja biotehnoloogia, kus ma olin nagu, et okei, ma lähen sinna, vaatan, mis saab. Ja siis ma olin juba endal nagu rahu teinud sellega, et saab, mis saab, ma lähen proovin seal. Ja siis tuli augustis millegi meil, et ma olen sealt eripedagoogi nagu joone alt läbi saanud. Nii-öelda, et ma olen nagu sisse võetud sinna ja siis mul nagu tekkiski see tunne, et kas on äkki saatuse märk, et äkki ma peangi minema sinna.
ja siis ma nii-öelda uurisin maad natukene selle eriala puhul ka, et mis see nagu endast kujutab rohkem, et ma teaks, kuhu ma nagu millega ma end mässin ja siis ma harjusin selle mõttega ja siis ma nagu, et ma proovin hoopis seda. Ja nüüd ma olen 2 aasta on kohe läbi ja nüüd on tegelikult hakkab täpselt seesama nagu periood, mis peale gümnaasiumi lõppu, et ma saan selle nagu eriala lõpetatud, aga mis siis edasi saab. Aga sa näed ennast tänaseks, et sa võiks olla eripedagoog? See ongi see nagu suur hirm, et ma ei tea, kas ma näen, sest et nagu mulle meeldib lastega tegeleda ja ma käin nagu nii-öelda lasteaias tööl, aga kas ma nii-öelda nagu üks-ühele suudan pakkuda selle lapsele seda tuge, mis eripedagoog peaks pakkuma. See on päris karm amet selles osas, et sa näed nii palju erivajadustega lapsi ja nagu kui sa hingelt oled ise hästi haavatav, siis seda tööd on väga raske teha. Vaimselt raske tööd. Ma ei oska selle küsimusele vastata. Jah, aga siis näedki, saadki proovida ja kui ei ole, siis teed midagi muud. Siis ta nii läheb. Ma ei mäletanud, et sa jääb erialale sisse. Ma ka ei mäleta kusjuures. Kas sa nagu täitsa kindlalt rääkisid või sa ei tahtnud öelda mulle, sest ma ei saanud sisse erialale? Pärast ma ei saanud. Sest ma ei tea, et sa oleks sinna saanud. Ma ei tea, ma teadsin, et sa ei ainult 2 kohta sisse. Okay. Või praegu ma teaks, sa ei tahtnud mulle öelda? Võib-olla sel hetkel ma ei tahtnud ja... Okay. Ma seda küll ei teadnud. Ka minu jaoks oli see üllatav praegu. Ma näete, mis välja tuleb. Algselt oli Bella siin see. Ja, algselt oli mina. Nüüd, võta. Võtke tema ette. Jah, norm. Okei, hea küll. No jah. Nii et praegu sa nagu tunned, et see eriala on okei sulle? Jah, ta on huvitav ja nii-öelda nagu see lastega tegelemine hetkel pakub huvi, aga kas ta ka 2 aasta pärast pakub, et ma seda ei tea. Ja, miks me ei tea just, et seda ei tea keegi niimoodi. Aga Bella? Ja. Mina siis, mul oli suund olemas, aga ma ei teadnud nagu täpselt, mida ma teha tahan. No, eks mul ikka olid mingid unistused asjad, mis ma tahtsin teha, aga ma teadsin kohe midagi ärimajanduse valdkonnas ma tahan õppida, sest see on ainuke asi, mis mulle huvi pakub ja ma tunnen, et ma võib-olla nagu oskaks kaasa rääkida ja nagu teha ja mõelda. Ja see oligi, ma teadsin, et ma tahan minna TalTechi ärindust õppima, aga saatusel olid teised plaanid, sest minu eksami tulemused olid piisavalt kohutavad, et ma ei saanud sinna sisse. Jah, selles suhtes ma ei saa kedagi süüdistada, eks see oli mu enda teha, ma oleks võinud võib-olla rohkem vaeva näha, pingutada, poleks saanud sisse. Aga võib-olla oligi nii parem. Võib-olla oligi nii, et oli vaja minna. Aga ma nutsin oma silmad peast välja, kui ma teada sain ja ma ei saa sinna sisse. Jonna võib tunnistada seda, sest et see oli nagu mu ainuke plaan. See oli nagu mu number 1 plaan. Ja siis oligi, et ma ei teadnud, mis sedasi saab. Tegelikult ma teadsin, et ma ei saa sinna kooli sisse, sest et me pendeldasime. Jep, me pendeldasime. Ma olen elus päris korduvalt pendeldanud. Ja see pendel ütles, et ma ei saa sinna kooli sisse. Ja ma ei saanudki. Aga see pendel ütles ühe teise kooli nime, kuhu ma lähen. Või käisingi. Ja sealt mul tekkiski idee, et okei, ma siis uurin, mis ma seal õppida saaks. Ja siis ma kandideerisingi 2 kooli. Kandideerisin Tallinnas majanduskooli ärikorraldusse, mis oleks suht sarnane olnud ärindusega. Ja ma kandideerisin siis Tartu rakendusliku kolledžisse müügiesindajaks. See oli see, mida tegelikult olid kõik mulle terve elu rääkinud, et ma nagu inimesed kujutavad mind ette kui müügiinimest. Ma olen see inimene, kes seal poes on ja kutsub inimesi enda juurde. Ja siis ma olin nagu, et okei. Ja siis ma otsustasingi majanduskooli kasuks, sest mu vanemad hästi palju ütlesid, et võta ikka see, et see on kodule lähemal ja mugavam ja nii.
et lihtsalt parem vaatad, kus ma elan Tartus, eks ju. Aga mu sisetunne ütles Tartu, kuigi ma ütleks, et mul oli halvem esimene mulje Tartust, sest et ma mäletan, ma sõitsin bussiga tagasi, siis ma ütlesin, et mulle ei meeldinud. Mulle ei meeldinud need inimesed seal sel hetkel. Aga mu sisetunne ikkagi ütles, et ma peaks minema Tartusse. Aga ma otsustasin ikkagi majanduskooli kasuks, panin lukku selle ja siis oli viimane päev, et ümber mõelda ja me läksime Soome. See on nagu minu arust kõige jaburam lugu üldse. Aga võt, ma ei ole elus nii suurt märke näinud. Ja siis selle kooli lühend oli Voko siis ja me istusime autos, ootasime, et saaks laeva peale ja räägime juttu niisama ja siis ma vaatan paremale aknast välja ja mulle vahib Voko auto vastu. Suurte logodega Voko. Ja nagu Voko buss vaatab mulle otsa ja mitte keegi teine näinud seda bussi. Mina nägin seda bussi ja ma olin lihtsalt see hetke nagu täiesti pekkis. Ja siis ma sain aru, et okei, ma teen vea praegu. Ma teen nagu väga suure vea, kui ma lähen sinna majanduskooli. Ma kahetsen seda. Siis tegelikult ma olin nagu väga palju kuulnud ka selle eriala kohta asju, mis mind natuke hirmutasid. Ja siis oligi, käisime ära seal Soomes ja sõitsime koju ja nutsin terve tee, sest ma teadsin, pean oma vanematele ütlema, ma lähen Tartusse nüüd, ma ei tea, kust ma elamise saan. Tegelikult sul minu arust oli see, et 23.59 sa pidid ära teatama, kumma sa lõpuks valid. Ja ma mäletan, sa mingi 22 või 23 midagi, sa tulid mul sinna minu juurde silmad nuttes, et sa ei tea, mida teha. Ja oligi see, et autos ma olin veel kindel, okei, ma lähen Tartusse, kirjutasin veel emmele, ma lähen Tartusse, läksin koju ja siis kodus see on veindi ümber. Jah, mind jälle veindi ümber, eks ju. Et ikkagi nagu Tallinnas lähemaks. No ma saan aru vaata, selles suhtes mul ei olnud kuskil olla Tartus. Mul ei olnud töökohta, mul polnud raha, mitte midagi, eks ju. Ja siis läksin Jonne juurde ja siis Jonne veel ütles, et ta võib mulle raha anda, et ööbimise jaoks. Et kui mul on vaja Tartus, sest tegelikult mul oli nagu mul oli töökoht olemas Tallinnas. Eks ma oleks saanud nagu 6 aja pärast raha niikuinii. Ja siis oligi täpselt 59 ma panin lukku, et ma lähen Tartusse. Ma mäletan, mina ja minu ema veel olime Bellale, et Bella, kes sa saad aru, et see oli su suurim märk, mida sa reaalselt näidad päriselt. Sa ei kahe, et sa sinna lähed, et ma tean, et see on sulle õige. Ma tunnen ise, et sa pead sinna minema. Kus mina ja mu ema reaalselt üritasime Bellat lohutada seal. Aga ma ei kahetsenudki, mitte kordagi. Jah, ma esimesed kuud ööbimine. Praegu mõelda, ma imestan, et Bella ema mind vihkab. Ma vaatan, mis ma teen. Bella ema tahtis, ta läheb majanduskooli. Ei, Bella ei lähe majanduskooli, Bella läheb Vokosse raisk. Läkski raisk. Ma ütleks, et see oli pigem selle auto süü, mis sinna kõrvale sõitis. Ma oleks ikkagi sind sundinud sinna minema. Ja. Ma oleks ise su eest vastanud. Oota, Bella on oma telefon. Aga nagu ma ei kahetse seda, nagu see oli parimaid kogemusi üldse. No jah, selles suhtes ja esimesed kuud oli väga raske seal üksinda olla, aga lõpuks ma ei maganudki Airbnbis. Ma olin hoopis kursaka juures ja väga lõpus oli ja väga äge oli ja need inimesed olid nii lahedad ja mis siis ma esimene kord kartsin, sest nad olid kõik must väga palju vanemad, siis ma sain nii palju nendelt teada ja lihtsalt super kogemus oli. Paberid on mul käes, minul on kool läbi, mul oli ainult aasta 6 kuud. Kas must saab müügiesindaja? No ma olen tehniliselt praegu müügiesindaja. Kas on see töö, mida ma terve elu teen? Ma ei tea. Kui ma kooli lõpetasin, ma tahtsin seda teha, mulle pakkus see huvi. Aga kas ma seda ka aasta pärast teen või 10 aasta pärast, ma ei tea. Ma pole õrna aimugi. Selles suhtes. Eks näis. Ma mäletan, et meie õnneks olime selles suhtes suht toetavad, me ikka käisime päris palju Tartus Bellal. Küll me tegime üllatuse talle, et Bella ei teadnud, et me Tartusse üldse tuleme külla talle. Ja. Et käisime palju kaasas, nii et kui teil on ka endale sõpru, kes kardavad sihukest asjade osas, siis alati olge olemas, käige külas või nagu minge kaasa ja kui teil on võimalik ja et ei pea üksinda olema minema. See annab nii palju juurde. Aga äkki sa räägid ausalt, miks sa eile nutsid? Mis hirm su sees oli? Töö osas või? No üleüldiselt see, mis sa õppinud oled. Ma mäletan küll ausalt, ma tegin suurima vea, et ma sinna Tartusse läksin.
äkki ma ei oleks üldse pidanud siis müügiesindajaks õppima. Ja miks ma üldse selleks õppisin? Ja. Kus ma pidin meile teda loodud. Sukast asju ütlesin. Jah. Meil kõigil on vahepeal breakdownid nii-öelda. No ongi see, et mul on uus töökoht. Ma teen nüüd nagu erialast tööd ja see ongi kõik on lihtsalt nii hirmutav, kuna nende inimestega, kellega mina koolis käisin, nendel oli kõigil kogemus. Neil oli kõigil mingi müügikogemus ja aastaid. Eks nad teadsid, millest ma räägin. Jah, algus oli ka koolis sama, et ma ei julgenud väga midagi öelda, sest ma arvasin, et nagu minu arvamus ei loe, kuna ega mul pole kogemust. Aga lõpuks ma sain aru, et nagu ma olen just see nagu noor ja värske liha, kellel on uued mõtted ja uued nagu soovid ja tahtmised elust, eks ju. Et siis ongi nagu just parem neid jagada ja tööga ongi praegu see, et lihtsalt kõik on nii hirmutav, et kui ma nüüd peangi olema esmaspäevast reedeni tööl kontoris suvel, mul jäävad tegemata asjad, mida ma iga suvi teen ja ma kardangi seda, et ma teen seda kõike mitte millegi pärast, ehk siis nagu ma raiskan oma suve ära sellele, et ma katsetan, kas see töö on mulle või mitte. Aga samas nagu, kui ma prooviga ma teada ei saa, aga eile oligi lihtsalt see, kui tegi kõik emotsioonid hüppasid üles ja mõtlesin, miks ma üldse läksin sinna Tartusse, kui must ei saa müügiesindajat, miks ma raiskasin selle aasta 6 kuud. Aga noh, kui me tegelikult nagu realistlikult mõtleme, siis ega see mul mööda külge alla ei jookse. Seda me üritasime talle eile ka öelda, aga me olime pahad ja lollid selle pärast. Vähemalt täna sai aru sellest. Ja nagu me lihtsalt mina ütlesin ausalt peale, mina arvan, et see töö, mis ta praegu tegema hakkab, ei sobi talle, ma nagu ei hakka valetama näkku. Ja siis võib-olla see oli ikka siuke, kus jooksidki kõik peas kokku asjad. No ongi see, et ega ma ei tea, kas see sobib mulle. Aga tulebki katseta, ega muidu ei saagi teada. Aga ilmselt noortel on pigem see, ka mina ise tunnen seda, et see, et kui sa oled käinud 12 aastat koolis ja sul on iga suvi vaba ja siis sa üks hetk pead minema päriselt nagu tööle ja suvel tööd tegema, on fucking hirmus ja olema nagu, sa pead loobuma kõigest, mis sa muidu teinud oled. Ja, see on väga karm. Et su lapsepõlv, su noorusaeg saab läbi ja nüüd muutub see elu igavaks. Sest tegelikult täiskasvanud inimeste elu on igav. Te ei kujuta ette, kui väga ma tahaksin tagasi olla laps. Kui lõbus oli siis? Teeks uuesti selle põhikooli ja gümnaasiumi. Hea meelega. Jaa, nii see on. Kui räägite nendest eksamiperioodidest nüüd siin, siis nagu hea korra oli see, et issa ma pidin seda tegema, jumal teada, ma ei tee seda, aga samas kui mõtlen, praegu peab tööl käima, siis ma teeks seda eksamit enne uuesti. Mul on soa, et mu eksami tulemused on sitad. Ma võin uuesti seda paberit peale natuke midagi kritseldada ja kusjuures mul on vahepeal räigelt olnud, nagu isu tahaks mota ülesandeid lahendada või kontrolltööd teha või panna ennast jälle proovile, kas ma oskan või mitte. Räigelt tahaks tegelikult, vahepeal tuleb täiega isu, sa mõtled küll, et hakkaks lahendama. Teeme mataklubi. Jep. Oot. Ja sina? Minu lugu on pikk. Me jõuame varsti kirjadeni ka, ei ole probleemi, aga ma räägin ka kiirelt enda loo. Minu lugu on siis selline, kui ma käisin põhikoolis äkki 7. klassis või midagi sellist, igatahes peaaegu 7 aastat ma unistasin sellest, et must saab ämmaemand üks päev. Kus ma rääkisin kõigile, nii sugulastele, võõrastele, tuttavatele, mida iganes, minust saab ämmaemand, raudpolt, te näete veel, et minust saab. Sest mu tolleaegne parim sõbranna ehk siis klassõde tahtis ka ämmaemandaks saada, ma tema järgi tegelikult saingi selle, ma võin täitsa ausalt öelda, et kuna ma tahtsin ema kogu aeg koos olla, siis ta andis ka mulle selle pissiku ja lõpuks ma sain teada, mu vanaema oli kunagi ämmaemand, siis mul oli veel rohkem, et oh my god, et ma peangi ämmaemandaks saama, järelikult see mu unistuste töö. No ja kui ma ütlen kohe ära, minul ei olnud plaan B-d, et mis siis juhtub, kui ma ei saa kooli sisse. Ma ei mõelnud sellele, ma olin nüüd raudpoolt kindel, et ma saan sisse. Või ma ei mõelnud väga sellele, et ma ei saa. Ja minu eksami tulemused ei olnud ka nüüd mega. Ma ütlen, mu kooli tulemused või nagu hinded oleks halvad olnud. Mul oli tegelikult täitsa okei, mingi üle 4, 4,3 äkki oli mu hinded, või see keskmine hinne kokku. Ja siis eksamid läksid väga-väga tuksi.
ma ei oska inglise keelt, aga mu inglise keele testi tulemused olid paremad kui eesti keele omad, nii et. See ütleb nii mõndagi. Minu arust meie aasta eksam oli väga õudne ka. Kõik oli minu arust suht jube. Ainult ma tean, et kitsa mata eksam oli raske, mina teen kitsast mata eksam, et oli olnud palju keerulisem kui lai. Või kuidagi olid nii halvad ülesanded olnud. Et ja mul ei läinud nii hästi, kui ma oleks tahtnud. Igatahes ma käisin seal vestlusel sain maksimumpunktid ja ma jäin täpselt põhimõtteliselt suht joone alla. Ma olin äkki 3, kes jäi joone alla, aga põhimõtteliselt ei langenud mitte ühtegi inimest ära, ehk siis ma ei saanud kooli sisse. Ehk mul oli teadmine, et ma ei saa enda parima sõbrannaga ühte kooli. Mul ei ole rohkem plaani, mis ma teen. Reaalselt mu maailm varistas kokku selles osas, mis edasi saab. Kes must siis saab? Mul on 7 aastat olnud unistus ja soov saada ämmaemandaks. Mis siis saab? Ja siis ma olingi, okei, aga ma proovin järgmine aasta uuesti või siis talvel saab uuesti proovida. Ja ma mõtlesin, et ma lähen ennem vaatan seda kõrvalt, kuidas see asi toimib. Õnneks mu isal oli nagu haiglas tuttav. Ja siis ma läksin ühte teatud haiglasse sünnitustuppa hooldajaks. Ehk siis see, mida õpivad siis ämmaemandad nüüd, kes tulevad ämmaemandad koolis võib-olla teisel kursusel või 3. kursusel, nägin mina esimesel päeval tööl. Ma nägin esimesel päeval tööl, kuidas lapsed sünnivad. Kuidas laps tuleb välja, kuidas seal lendab verd, kuidas lõigatakse lahti, kuidas hüpatakse peale, tõmmatakse see laps välja, kuidas on pered, kes ei taha lapsi, nutavad enne laps. Küll sa näed, et isa petab põhimõtteliselt samal ajal kõrval telefonis naist, kui laps sünnib, või siis juhid Kurt Tummi, kes sünnitab, või siis kes on hull, tal võetakse laster. Sa nägid seal nii kohutavad asju, aga samas oli ka ilusaid hetki, kus ma olingi, et vau, nii armas tegelikult. Aga kui ma esimest korda seda nägin, siis ma ei taha mitte kunagi mitte ühtegi last saada. Ma ei ole päris siiamaani kindel, ma üldse lapsi tahan saada. Ja, siis ta pidi meile ka muidugi rääkima. Me ka ei tahaks ühtegi last saada. See oli julm. Ma ei oleks kunagi arend, et ma olin tollel hetkel vist 18 või 19 midagi. Igatahes väga-väga verinoor, ütleme nii-öelda. Ja see trauma, mis ma sealt sain, põhjustas mulle tänaseks ärevushäire ja depressiooni. See oli julm, mis seal toimus selles osas, et nagu oliks, et kõik need pered, keda sa nägid, oli jõhker. Et kõik ei ole alati nii lilleline ja ilus. Et jah, ma sain seal korraliku kogemuse, ma olen tänulik selle eest. Tagasi ma ilmselt ei taha, ma ütlesingi, et kui ma tagasi tulen, siis suure tõenäosusega sellepärast, et ma ise sünnitan. Nii et aga mõelge, mis toimus minu peas tollel hetkel, kui ma sain aru, et ma olen 7 aastat unistanud millestki, mis ei ole üldse mulle. Kuidas võib hetkega variseda kokku su terve maailm, sest sul ei ole mitte ühtegi muud unistust, kui see, et sinust oleks võinud saada ämmaemand. Ja tollel hetkel ma olingi, et mis nüüd siis saab. Ja siis ma mõtlesin, mida ma teen. Ma läksin kooli, ma läksin siis iluteeninduskooli õppima siis kosmeetikuks. Ütlen kohe ära, minge kuskil mujale kooli. Julgen ausalt öelda, on paremaid. Et see on minu aus arvamus. Aga läksin siis kosmeetikuks õppima. Tänaseks olen lõpetanud selle eriala. Nüüd olen mina ametlikult kosmeetik. Küll mitte full paberitega. Ma sealt sain nagu selle nagu nii-öelda paberi küll, et ma olen selle kooli läbinud. Aga mul ei ole kutsetunnistust. Nii et, aga eks see tuleb kunagi ka. Aga jah, selles osas nüüd ma tänaseks olen kosmeetikute paberitega siis või kooli lõpetamispaberitega. Aga mina arvan, et minu ärevushäire saigi alguse sellest, et esiteks see olukord, kõik, mis seal haiglas toimus, lisaks see, et mu suur unistus kukkus sõna otseses mõttes kokku, ehk siis mul oli hirm, mis must edasi saab. Ja ka tänaseks siiamaani ma ei tea, kes ma olla tahan. Ma tean, et minust saab kunagi keegi väga-väga võimas inimene, aga kes? Ma ei tea. Mis alal? Ma ei tea. Ma ei tea isegi, kas ma tahan kosmeetikuks edasi saada. Ma ka ei tea seda. Ma teen hetkel tööd, ma olen teinud täiskohaga tööd, ma olen teinud rohkem tööd kui täiskohaga. Mul on olnud tunde üle 230 tunni. Ma olen võimeline tegema palju tööd. Kuigi ma tean, et see oli tüdrukud, kus vahepeal rääkis, nad ei kujuta mitte kunagi ette mind täiskohaga tööd tegema. Ma olen alati inimene, kes ei lähe täiskohaga tööle. Ma läksin ja tegin isegi rohkem kui täiskohaga. Ja ma suutsin, ma olin võimeline. Tänaseks ma ei tee enam nii palju tööd, siis ma ikkagi korralikult põletasin läbi ennast.
see on inimlik, et kui sa teed nii palju tööd, siis sa põled läbi. Ka nii noorelt võib läbi põleda, mitte ainult need, kes on 50-aastased ja põlevad läbi. Ma olen ka läbi põlenud. Lihtsalt igaüks me tunneme või toimume seda erinevalt, kuidas me läbi põleme. Lihtsalt kui ma räägin, et mul ei olnudki lihtne, mul diagnoositi ärevushäire, depressioon, sest ma räägin, mul kõik unistused, asjad varisesid kokku, mul tekkis tervisega väga-väga tõsised probleemid ja mul diagnoositigi tervise ärevus ja depressioon oligi sellest, et ma ei teadnud, mida ma oma elus teha tahan ja tänaseks siiamaani mul on mingit laadi depressioon. Siiamaani iga päev ma ei tea, mis ma teha tahan. Mul on meeletu kabuhirm elu ees. Kui te teaks, kui raske on peale gümnaasiumit, ma ei taha teid ära hirmutada, aga ma tahaks nii väga kooli tagasi, gümnaasiumisse tagasi. See rutiin ja see teadmine. Nagu see, et sul on kindlus absoluutselt kogu aeg olemas. See on rutiin. Jaa, ärkadki iga... Kui oluline on rutiin elus. Jah, see ei ole nagu võib-olla väga pikalt hea, kui sul on kõik täpselt ühtemoodi. Aga praegu ma igatsen seda rutiini, mis mul oli. Sa pole ainuke. Ja see, kui palju tegelikult sai koolis sõpradega aega veedetud ja palju nagu nalja ja teadmisi ja uusi inimesi ja kogemusi. Ma teeks kõik, et ma saaks tagasi gümnaasiumisse või põhikool. Tegelikult oli lahe. Selles osas on me õpetajatel olnud alati õigus. On küll, jah. Sa ei usu sel hetkel, kui nad räägivad. Loll jutt, aga tegelikult on see nii tõsi. Nagu ma loen CV keskusest, kui raske on tänapäeva noortel tegelikult leida tööd, sest igal pool me otsime 2-3 aasta kogemusega tööta. Kuule, mine perse ahv reaalselt, nagu, kus ma saan sult selle kogemuse? Kui ma olen kuradi 8, 9, ma olen praegu 20, aga nagu, kus ma saan sult selle, vabandust, ma nii ütlen, aga see on nii kettasse. Miks te panete, miks te ei anna noortele võimalust teha, tal võib olla meeletu potentsiaal tööd teha. Nagu pange noored proovile, laske neil kogeda, õpetage nad välja. Miks te peate hirmutama nende CV-dega, et tahame suure kogemusega ja ma ei tea, mis kõik oskustega. Pange sinna, õpetame sind välja kasutama neid oskuseid, neid, ma ei tea, arvutis, neid asju. Ma ütlen, et ma ei oska arvutis kasutada paljusi asju. Okei, ma töötlen videoid ja ma oskan mingeid asju. Aga vahest teatud meili saatmine või probleemi tekitada, kui sul on kuskil vaja faili üles laadida, sa otsid mingi vajutad kõik nupud läbi põhimõtteliselt. Kuni lõpuks leiab selle õige. Jah, ma ei ole sellest tugev, aga see ei tähenda, et ma ei ole võimeline õppima. Samamoodi, näiteks minul on väga suureks takistuseks inglise keel. Sama siin. No, Bella vingus meile eile, et tal on nii raske elu, et CV-s on ju nii halb kõik. Ma nagu, kuule, käi ka perse, nagu mul on veel raske. Ma ei oska inglise keelt ka ja ma ei oska arvutikust, sa vähemalt oskad seda. Mis ma tegema pean? Ära tapma ennast või? Et nagu see, mis CV-s nõutakse, on kohutav. See on actually mega värdjas lihtsalt nagu sul on just hea võimalus nagu võtta see noor inimene ja ta igatepidi nagu läbi mängida selleks töötajaks, keda sa tahad. Ja saad nagu, ma tahan kogemustega. See noor inimene võib anda sulle palju rohkem. See vana on sul juba ära väsinud elust. Võtad, see on juba, ma ei viitsi. Ja siis poriseb ainult seal tööl. Noor tuleb, teeme seda. Pakub kõiki ideid välja, mida kus teha. Imeline, nagu noored, väga, ma ei ütle, et kõikides noori, ma ei hakka üldistama, aga on väga palju noori, kes on väga potentsiaalikad või nagu ongi saavutavad väga head edu ja võivadki olla sinu firma nagu võti nii-öelda, et see kaugele viia. Värske veri. Aga ei, meil ei anta võimalusi. Aga nii palju ma küll soovituseks ise ütlen oma kogemused, ole julge. Isegi kui need on seal kirjas, need, et otsitakse, ma ei tea, mis kuradi kogemustega, kirjuta ise sinna ei olegi, et tere, ma olen kas või nõus tulema 8 nädalaks tasuta tööle, aga võtke mind, ma tahan selgeks õppida ja ma arvan, et ma suudan teie firma viia kaugele, andke mulle võimalus, kirjutan eraldi neile meilile, mitte läbi CV-keskuse, vaid eraldi või helistage, öelge, kas te oleksite nõus mu vestlusele võtma. Nagu nii on sul võimalus paremini tööd saada, kui see, et sa läbi CV otsid endale. Aga jah, mul on kahju, et nõutakse noortelt nii palju, mitte isegi noortelt, vaid lihtsalt nagu siis, mis CV-s nõutakse, on väga jõhker ja rets ja see on väga palju hirmu tekitav.
Põhimõtteliselt saadki ainult klienditeenindajaks minna. Ja praegu näiteks väga tihti me oleme töökohtades lihtsalt sellepärast, kui sa loed CV-st. Ma võin ka öelda, et ma olen hetkel oma töökohas mingil määral sellepärast lihtsalt, et kõik, mis CV-s on hirmu äratav. Nagu mitte mulle ei meeldi mu töö, aga lihtsalt nagu ma tunnen, et ma võib-olla tahaks veel rohkem edasi areneda ja midagi täiesti teistsugust. Ma lihtsalt olen inimesena selline, kes tahab nagu hästi palju õppida ja uusi asju. No ma räägin, ma olen sünnitusvaldkonnast läinud klienditeenindajaks või ma olen olnud treener, ma olen olnud keemiat õpetanud, ma võin meiki teha, mul on mega palju oskusi. Aga ongi see, et ma tahan ise ennast kogu aeg arendada, aga lihtsalt kui sa loed CV-d, siis sa hoiad mind tagasi selles teises kohas lihtsalt sellepärast, et see on mugav ja ma oskan seal teha asju ja ma olen selles hea. Et tegelikult see, kui sa loed, siis hoiab sind nii palju tagasi, et elus üldse edasi minna. Jah, on küll jah. Nii et jah. Kahju, et tänapäeva noorte elu on nii raske. Üldse on kuidagi tänapäeva noorte elu keerulisem juba sellepärast, kui me vaatame, mis hinnad on igal pool, kui sa tahad endal korterit rentida. Vot mind huvitab, kuidas tänapäeva noor, kui ta tahab ühetoalist korterit endale näiteks võtta, peaks jõudma näiteks eriti veel meditsiinikoolis, kes käivad või mingid ülirasketes koolides, mis tõesti nõuab väga tihedat käimist koolis nii-öelda või nagu tihedat pühendumist ja siis nad peavad veel tööl käima ja sa suure tõenäosusega pead mingi 0,75 koormusega tegema tööd, et sa üldse jõuaks korterit endale lubada. Pluss söök. Pluss söök, pluss nagu sul ongi kool ja siis tahaks võib-olla hobiga ka tegeled. See on võimatu, mida nõutakse tänapäeva noortelt. Julm. Ja siis mõeldakse, miks on tänapäeva noortel ärevushäired, depressioonid, miks noored ära tapavad ennast, miks? Küsimus on ju, sa vastuse saad mult ju. See on väga reaalne. See on julm. Mul on nii kahju tegelikult noortest. Ma ise olen ka see noor tegelikult, aus olles. Ja siis sa vaatadki kõike seda ja mõtled, et okei, kui ma olen 30 ja olen kodus, et siis see on okei. Ja tulevadki memmepojad lõpuks, sest lihtsalt on hirm välja kolida. Kui meeletu hirm on elamise ees tänapäeval. See on julm. Igatahes lähme edasi järgmise kirjaga, ma muidu lähen veel nii närvi raiske, et ma peksa kellegi loesin. Nii. Kui tuleb juttu teemal, mis saab edasi pärast kooli, siis palun rääkige ka meist, kes lihtsalt ei viitsinud kohe kuskile joosta. Ma ei tahtnud brändida end, teha CV-d või kirjutada motivatsioonikirju. Ma tahtsin hommikuti kaua magada, süüa makroone ja mängida Sims 4. Ning teate, mis... Pella armastab makroone ja mängib Simsi vahepeal. Maini kõik, eks. Raudselt Bella ise kirjutas selle kirja, et sa oleks mingi selle... Auhinna, Bella! Oleks ainult siis natukene nii teha, me aru ei saa. Saadan teile pärast teise aadressi. Davai. Jah. Ma ei tunne end läbikukkununa. Ma õppisin enda kohta rohkem paari kuuga oma ette olles kui terve gümnaasiumi jooksul. Ja siis tuli elu ise uksele koputama. Tööpakkumine, uus huvi, uued inimesed. Aga see tuli siis, kui ma lõpetasin punnitamise ja lubasin endal hingata. Olge ausad selles osas, elu pärast kooli ei pea olema kohe kiirelt, tähtsalt ja tõsiselt planeeritud. Mõnikord parim asi, mis saab juhtuda, on see, et mitte midagi ei juhtu. Ja see on okei. Mängin edasi, aga podcasti ootan ikka. Tegelikult toredad mängimist. Ongi see, et sa ei peagi tegema midagi. Jah. See on tegelikult lõppkokkuvõttes sinu enda otsustada, mida sa tahad teha. Ja selles mõttes vaheaastaid on väga okei võtta, aga ära jää nendesse kinni. Minu isiklik soovitus on kasuta vaheaastat töö tegemiseks. Teeni raha, mine reisile. Näiteks mina praegu, mul on juba teine vaheaasta vist, aga selles mõttes ma tegelikult ju kooli ka läbin nüüd, aga jah, ma olen väga palju raha kogunud, ma võiks vabalt minna erinevatesse kohtadesse reisile, nautida elu selles suhtes, et väga okei on vaheaastat võtta ja ma arvan, et kui ma lähen kunagi ülikooli või kusagile, mitte et kas ma lähen, ma ei tea, on ka väga okei minna nagu, kui sa oled vanem. Väga paljud teevad seda. Yeah. Ja siis sa võib-olla oledki leidnud selle suuna, vaata, mis sa tahad õppida, mitte et lihtsalt niisama proovid.
ma tahaks öelda, et ära muutu mugavaks, kuigi mulle tundub, et tänapäeval elus ei ole võimalik muutuda üldse väga mugavaks, seepärast, et kõik igal pool on meeletu surve. Ehk siis mugavaks muutuda on nagu võib-olla raske. Aga ongi, et võib-olla kui sa ei tea, mida teha, võtta vaheaasta, mine tööle kusagile või proovi leida, käi läbi oma tuttavad, äkki neil on midagi, alustage mingi sita koha peal, mis ei ole mitte midagi, aga see fucking sitt koht õpetab sulle väga palju. Ja sa ei pea kohe minema täiskohaga tööle, see võib olla ka midagi väiksemat, vaata. Vähemalt öelda ennast nagu tegevus. See on tähtis. Ja kallis noor inimene, kui sa ei saavuta kõike kohe ja praegu, on see okei. Ma üritan iga päev ise endale seda sisestada. Siiamaani, et oli okei on see, et kui sa ei saavutagi kõike kohe ja praegu, see on okei ja see on normaalne. Mis sa, kui sa seal kohe kõik ära teed, siis mis sa edasi teed, mis sa oma eluga teed? Ja siis hakkab igav. Nii et jäta meelde, sa ise oled enda suurim vaenlane. Kui sina oled enda osas negatiivne, siis su kogu maailm su ümber on negatiivne. Absoluutselt kõigele leidub lahendus. Jah, see lahendus on hirmuäratav, aga tihti need hirmud viivad meid sihtideni. Ehk siis jah. Vot nii. Ei saakski midagi paremini öelda. Ma tänan, aga nagu... Ise endale ka pärast kuulamiseks need. Absoluutselt peaks tõesti kuulama. See TED Talk, vaata. Jaa. Tere, kui ma kooli lõpetasin, olen täiesti veendunud, et tahan minna õppima psühholoogiat. Aga ma... Kõik ütlesid, et sobib mulle. Olen hea kuulaja, tundlik ja mõistav. Sa kirjutasid järgmise kirja või? No ma tahaksin ka midagi. Norm. Elu on nii karm, mul ei ole raha midagi. Veel head taktikud. Nii ma siis läksingi. Alguses oli kõik uus ja huvitav, aga mida sügavamale ma õppesse sukeldusin, seda rohkem ma tundsin, et see lihtsalt ei ole minu tee. Kõik need teooriad, esseed, seminarid, ma tundsin end järjest rohkem nagu tühjakestana, kes püüab mängida õige inimese rolli. Teised olid elevil, arutasid uusi teemasi, mul aga oli kogu aeg lomp kurgus. Ma hakkasin järjest enam endalt küsima, miks ma üldse siin olen? Kellele ma midagi tõestan? Lõpuks käis vaimne laks nii valusalt, et ma lõpetasin loengutes käimise. Ma hakasin päevad läbi ja tundsin, et ma ei vääri üldse midagi. Justkui oleksin läbi kukkunud, kuigi lihtsalt valisin vale tee. Aga alles siis, kui ma julgesin sammukesse tagasi astuda, hakkasin aru saama, et see ei ole lõpp. Et eksimine on osa teekonnast ja et õige valik ei pea tulema kohe pärast koolikella viimast helinat. Mõnikord tuleb ta pärast vaikust, pisaraid ja uut iseendaga tutvumist. Ma loodan, et te räägite ka sellest, et oleks keegi, kes kuulajale ütleb, sa ei ole katki, sa lihtsalt oled muutumas. Aitäh, et te seda ruumi hoiate soojade mõtetega. Tegelikult ise ütles väga hästi lõpus ära, et tegelikult see on okei, et sa ei ole katki. Okei on proovida ja aru saada, et see ei ole see ja minna edasi oma eluga. Tegelikult ongi. Ja nüüd samm tagasi astuda ja uuesti proovida. Üks samm tagasi, 2 sammu edasi. Mis on ka üks asi, mida usalda enda sisetunnet ja usalda seda, et kõik juhtuvad põhjustega. Samamoodi ma tollel hetkel, kui ma ei saanud sinna tervishoiukõrgkooli sisse, siis ma mõtlesin, ma vihkasin kogu oma elu ja ma olin nagu, miks sa teed mulle saatus nii? Ma olen tänaseks meeletult tänulik, et ma ei saanud sinna sisse, sest ma oleksin ära raisanud 4,5 aastat lihtsalt õppides midagi, mis ei ole mulle. Ehk siis kõik asjad juhtuvad põhjustega. Kui sa ei saa kusagile, järelikult sa ei pidangi, siis oleks mõttetu aja raisk ilmselt. Nii et kui sa saad ja lähed ja aru saad, et see ei ole sulle, siis tule ära. Just. Täpselt ongi see, et on väga palju inimesi, kes lähevad õppima ja saavad aru, et see ei ole üldse neile. Kas see on väga okei? Lihtsalt ära siis pushi seda edasi, kui sa juba tead, et sa ei taha nagu nii sellega teha. Tule ära ja lõpeta see ära nagu selles, mitte nagu sa kooli ära lõpetama, vaid lihtsalt nagu ära mine rohkem ja leia midagi muud endale. Ja nagu ongi see, et siis samal ajal sa saad nii-öelda leida ennast, kuni uuesti on mingid sisseastumised või midagi sellist, et sul on seda aega nagu mõtteid mõelda. Nii, ma siis loen ühe pika kirja nüüd ette ja see on viimane kiri, mis me täna siis loeme. Hei, ma siis võtan ka lõpuks sõna, sest selle teemaga on mul ellof kogemus olnud. Mina lõpetasin gümnaasiumi 2023. aasta juunis ja selleks ajaks oli mul suvine töökoht olemas.
Mul polnud ka tööl käimisega mingeid probleeme, sest tegin seda iga suvi 10 ajal ja aeg-ajalt ka kooli kõrvalt, kui oli vaja, sest mind lihtsalt kasvatati väga iseseisvaks inimeseks. Ja kuna mul oli selleks ka auto, siis me kõik teame, et auto on kallis lõbu, eks ole. Nii see on. Ülikooli osas oli mul juba põhikoolist saati kindel teadmine, et minust saab jurist, sest seadused ja õiglus oli nii põnev ja tähtis teema minu jaoks. Elul aga olid teised plaanid. Täpselt enne eksamiperioodi hakkasin uurima sisseastumise infot ja tuli välja, et õigusteadus on tasuliseks õppeks läinud. Olgu mainitud, et TalTechis oli see eriala olemas ja tasuta, kuid inglisekeelne ja see oli dealbreaker. Mul oli räige mental breakdown, sest mul polnud mitte ühtegi muud ideed, ükskõik mis muu eriala ei pakkunud absoluutselt pinget. Siis saigi mulle kindlaks, et võtan vaheaasta. Elukaaslane tahtis peale teist vaheaastat, millest siis 1 aasta kaitseväe pärast ülikooli minna ja ta sai ka sisse, nii et siis pidigi minust saama see nii-öelda pere rahakott. Peale lõpetamist kolisime elukaaslasega eraldi elama. Käisime mõlemad täiskohaga tööl ja elu oli ilus. Siis tuli suve lõpp. Mu ajutine leping lõpetati ja pidin hakkama uut töökohta otsima. Mida ei olnud, seda ei olnud ja nii lõpetasin ma olukorras, kus oli 4 kuud töötu. Küll ei sobinud mu keskharidus, siis oli probleem vene keele oskamatusega, kogemus pole, osad kohad props ei vastanud isegi mu CV-dele. Esimesed 2 kuud saime mu augusti palgaga hakkama. Elukaaslane sai ka umbes 400 € palka, sest kooli kõrvalt rohkem ei võimaldanud tööl käia. Siin tuleb nüüd tähtis info kõikidele noortele, kes on sarnases olukorras. Töötutoetuse kohta räägitakse alati, et vähemalt 6-kuune töötaas peab olema selleks, et kvalifitseeruda sellele. Nii arvasin ka mina. Peale 2 kuud pöördusin lihtsalt meeleheitel töötukassa poole, et ehk saab kiiremini tööd ja tuli välja, et see 6 kuud on kehtetu juhul, kui sa käisid viimase aasta jooksul koolis või midagi sellist. Nii et 4 kuust ülejäänud 2 elasime siin mehe pisikesest palgast ja minu 300 € töötutoetusest. Aga hakkama saime, kuniks mulle pakuti tööd kohas, mis tundus nagu dream, come true, aga tegelikult on suht õudukas. Võib-olla tean, kus sa töötad. Kerime natuke aega edasi. Eelmise aasta kevadel umbes hakkas mind torkima mõte, et ma ei jõua elus kuhugi, kui ma kooli ei lähe. Meditsiin on mulle kohati alati huvi pakkunud ja mul on väga mitu lemmiksarja, mis ongi meditsiiniteemalised. Seega otsustasin lihtsalt nalja pärast õe erialale kandideerida, oskamata loota, et ma sinna sisse võiks saada. Eriti peale sisseastumisvestlust, Juuli lõpus vist äkki sai meili, et olen vastu võetud. Nüüd on 1. aasta peaaegu läbi ja let me tell you, see eriala on nii põnev, et ma armastan seda tööd kogu südamest, aga see õppimine on üks son of bitch. Korduvalt mõelnud paberid välja võtta, aga mu ego ei luba. Kiuste teen lõpuni. Õige ka, ütlen sulle. Tegelikult on koolis imetore, uued sõbrad on vahvad ja see kogemus ise nii silmi avav ja paneb väärtustama asju, mida poleks võib-olla kunagi osanud väärtustada. Töö kõrvalt väga stressirohke muidugi, aga minul ei ole seda valikut eriti. Nii et kokkuvõtteks, mis saab peale kooli lõpuni igal ühel erinev. Osadel on vabadus ja teistel nagu ka minul karm reaalsus ja literaali täiskasvanu igav elu. Lisaks tahan öelda, et vaheaasta ei ole patt, sest igaüks ei teagi kohe, mida teha tahab või kes temast saada võiks ja see on okei. Aga ülikool on ka tore ja igatahes soovitan minna seal juures ei charge'i, kui ei taha minna. Musikallid teile edu kõigest teie tegemistes. Ma tänan ja armas selle kirja eest, ma olen mega tänulikud. Selles suhtes mina ütlen ka töötutoetuse osas, kui sa käid koolis või oled käinud koolis aasta jooksul, siis sa saad seda toetust. Kui sa koolis käid, siis sa ei saa. Kui sa käid koolis, mille eest sa maksad, sa saad toetust. Mina sain. Mina ei saanud. Nii et minge kooli, mille eest te maksate, aga siis on teil selleks raha vaja. Nii et leidke rikkad issid, kes teile maksavad. Aga nagu reaalselt see reaalsus, et kui sa ei saagi sinna, kus sa minna tahad, siis kui hirmus see on, mis sust edasi saab. Ja nagu mega äge, et sa leidsid lõpuks ikkagi selle õenduse eriala, sellepärast et
ma oleks tahtnud sinna saada, sest ma mäletan, ma kandideerisin nii ämmaemanda kui õe erialale, ma ei saanud kummagile. Aga noh, tänaseks ma olen õnnelik, aga näed, järelikult see sinu jaoks oli õige tee. Ja, mitte see jurist. Ja, see oli saatus tahtis, et sa saaks sinna õenduserialale sisse. Sest sa ju nalja pärast proovisid. Sul ei olnud mingi meeletult suur tahtmine kohe sinna praegu saada. Ja näed, saidki. Ja mega äge, nagu ülihea meel selles suhtes. Et ja, aga nagu ülitublid, et te nii väikse rahaga hakkama olete saanud. Ja nagu, kahekesti veel. Ma ei tea, ma tean, palju ma saan palka koos. Ma ei tea, kas ma elan selle aega ära. Ja. Pigem mitte. Nii et nagu hirmuäratav. Aga näiteks ta räägib ka siin nendest CV-dest nagu, või need, kui raske on kandideerida, kui sul näiteks kogemust või vene keele oskust või siis lihtsalt ei vastata, mis on ka nagu... Ja minust on ka täiega nõme. Või siis see võtab mingi 6 aega, et vastata nagu. Siis... Mul ei ole seda aega. Et oodata. Aga mis mina nagu kokkuvõtteks ütleks kõiki nende asjade peale on see, et esiteks, kui sa kandideerid, siis soovitavad kandideeri mitmesse kohta, et äkki saad kusagile vähemalt sisse ja siis lõpuks, kui sa saad kuskile sisse, siis enda sisetunde järgi otsustad, kas tahad minna või mitte. Aga sellega seoses ma tahan seda öelda, ärge jokkutage kaua, sest on inimesed, kes ootavad väga, et saada sellele erialale sisse ja et kui mõelge ruttu ja kiiresti ja mingi oma sisetunde järgi. Jah, mitte ärge viimasel minutil. Ärge kuulake enda vanemaid, mida nad räägivad, sest nemad ei pea seda tööd tegema elu lõpuni, sina pead seda tööd tegema. Nii et see, mida sa õpid, õpi ise enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks. See on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam, mida sa õppima lähed ikka enda jaoks, mitte teiste inimeste jaoks. Jumala suva, mida need vanem. Minu isa tahtis, ma saaks juristiks, mu ema tahtis, ma saaks ämmaemandaks. Vennad, ma ei tea, mis nad tahtsid. Niisama võin ilus ilmselt olla. Nad tahaks, ma saaks rikka mehe. Kellega oleks tore õlut juua vahepeal. Ja saunas käia. Ja, saunas käia. Kui selle leiab äkki. Aga nagu ei näed, ma ei ole tänaseks jurist ega ämmaemand. Jumala puhviga nagu. See on väga okei. Ja nagu väga okei on peale kooli võttagi. Ka vaheaasta. Ja avastada maailma või teha tööd. Ja. Minu soovitus, minge tehke tööd. Koguge raha, minge reisima, nautige elu, leidke endale kaaslased ja siis hakake tööd tegema veel uuesti või minge siis kooli. Nagu, või siis minge niimoodi kooli ja siis käite vahepeal tööl. Või nagu pooleks täpselt. Et siis on see, et vaata, võib-olla usud ka enda elukaaslase leidnud, siis on lihtsam ka korterit võtta, et maksate, näiteks üks maksab üüri ja teine maksab toidu palju lihtsam kui see, et sa lähed üksinda ja siis sa pead käima täiskohaga koolis ja täiskohaga tööl näiteks, on võimatu. Ehk siis minu soovitus on see, et ära mine ainult maailma plaan A-ga. Sul peab olema plaan B, plaan C, plaan D. Ja, mida rohkem, seda uhkem. Ja usalda enda sisetunnet ja seda, et kõik juhtub põhjustega. See on minu soovitus teile. Ja loodan lihtsalt, et te suudate vältida neid olukordusi, kus teile tekivad vaimsed probleemid selle tõttu, et mis sinust saab või kes sa oled või kelleks sa ennast defineerid nii-öelda. Prooviks seda ära hoida, leidke endale inimesed enda kõrvale, kellega rääkida sellistest asjadest, et seda ei tohi hästi sisse koguda, sest tegelikult see hirm, kelleks ma saan, on üks suurimaid hirme hirmudest. Sest nagu sa pead mõtlema, et sa elad siin võib-olla 100 aastat siin maa peal. Või kõik 100 aastat mõtled, et... Ja, sa pead kogu aeg midagi tegema. Siis see on hirmus. Ja see on väsitav, see on stressi rohke. Nii et nädes, leidke endale plaanid, plaan A, plaan B, plaan C. Plaan D. Jah, just. Ja usaldage sisetunnet või võtke vaheaasta, see on üli okei, see ei ole halb. Ja tehke siis CV osas, nagu me ütlesime, oma soovitust, mida teha. See on hea soovitus. Ma ei tea, kas midagi veel. Ma tean, et meil oli veel üks küsimus, mis tuli mulle vist. Kuna olid koolis väga populaarne, siis kuidas oli sealt ära tulemine ja igapäeva tähelepanuga harjumine? Armastan teie podcasti ja ärge kunagi lõpetage sellega. Väga armas, aitäh sulle. See on nii armas, et sa kuulad. Sa ilmselt oled keegi, kes siis teab mind kooliajast.
kooli ajal ma tõesti olin populaarne, algselt ma olin kiusatav ja siis ma võtsin ennast kokku ja sain aru, et ei kiusa mind, vaid mina olen nüüd see, kes juhib. Ja lõpuks ma reaalselt kõndisingi sõna otseses mõttes koolis, niimoodi mu juuksed lehvisid ja ma teadsin, et inimeste pilgud on mu peal. Siis mul toimus nagu glow up. Ma hakkasin endast rohkem nagu hoolitsema, tegin ennast ilusamaks või nagu nägin vaeva rohkem enda kallal. Ja siis mingi hetk nagu tuli see glow up ja siis ma nägin, et inimesed rohkem nagu panid mind tähele, minu juures oli palju majapidusi ja asju, no see on see Jonne. Ja siis ma nagu olin kooli ajal populaarne. No ma räägin, ma ise osalesin mingi missivõistlustel asjadel ka selles suhtes, et ma tegingi kõik, et olla populaarne. Aga nüüd, kui kool läbi sai, siis tegelikult reaalsus hittis selles osas, et ma ei olnud enam mitte keegi. Kuigi ma tean küll, kui ma tööle läksin, siis seal oli, ma olen siin TikTokis näinud, ma tean küll, kes sa oled. Aga seda oli vähe ikkagi, et tegelikult tehniliselt, kui ma koolist, kool läbi sai, siis ma muutusin lihtsalt täiesti tavaliseks inimeseks, kes ei tea, mida oma eluga teha. Nagu me kõik. Ja see on nii hirmutav. Nii et ma endiselt läheks kooli tagasi. Ma ei taha teid hirmutada, aga teate, kui mõnus on see, kui sa saad lihtsalt suve nautida. Nagu mõelge korra seletada, sa pead suvel tegema 3 kuud tööd, olema kuskil sees veel tegema näiteks kontoris tööd, kui teised fucking kuradi Piritas rannas raisk päevitavad või Pärnus või kuskil naudivad fiestad raisk. Et nagu see on hirmus, see on nõme. Ei tahagi täiskasvanuks saada, aga sa pead. Aga naudi lapsepõlve nii kaua, kui saad. Kui sul see võimalus sul antakse. Tee kõike, mis saab. Just. Aga jah, selles osas, et peale kooli olin ma kõigest lihtsalt tavaline Jonne. Ei midagi erilist. Nii et jah, aga mind ei häiri see selles suhtes. Aga viimane küsimus. Kas see on vabadus või reaalsus, et tuleb elama hakata igavat täiskasvanud? Nagu mis siis saab peale kooli lõppu edasi? Reaalsus. See on reaalsus. See on reaalsus ja see on igav ja see on väsitav, see on stressirohke. Praegu me räägime muidugi väga negatiivselt siin, aga on kindlasti inimesed, kes lähevadki kohe õppima ja leiavadki enda õige ameti või lähevad ja leiavad kohe õige töö ja teevadki seda, mida armastavad. Mul on meeletult hea meel teie üle, aga meie oleme 3 heedad näidet siin, kes ei ole sellega rahul, mis me teeme tänaseks. Ja üldse ei imesta, kui 2 aasta pärast me oleme üldse mingi 360 kraadi teinud ja... Kus sa bussijuht? Never know. Ma võtan trammi siis. Ma tulen siis rongiga. Teeme nii. Et tegelikult sa hakkad elama igavat täiskasvanud elu. Kindlasti sa saad ise seda väga palju põnevamaks teha. See kõik sõltub sinust endast, mis tööd sa tegema hakkad, kes sa inimesena oled, mis inimesed su ümber satuvad. Aga reaalsus on see, et see on päris igav see elu. Küll jah. No jah, eks võib-olla mõnele sobib rohkem selline elu. Ongi käid ülikoolis ja naudid seda ja on tore ja fun, aga ma ei tea, mul ei ole väga fun. Igatahes elus sakib ja suck my dick, nii et nagu tahaks selle peale öelda, aga palun vabandust, kell on 1 öösel ilmselgelt me oleme seal mingi ma ei tea, aga igatahes me tõmbame otsad kokku. Ei tea, muljast. Jah. Vist ei ole enam kasu. Aga mul on nüüd ülioluline info meeles, mis ma öelda tahtsin. Nüüdseks, kui see osa välja tuleb, siis ma veel endiselt osalen missivõistlustel. Teil on võimalus mu eest hääletada. Ma küll ei tea hetkel, mis numbrile, aga me siis lisame selle sinna või saate mu Instagramist Jonne-Liis Pals sealt minu siis Instagramist vaadata, mis numbril ma siis osalen. Ja saate helistada. Ja kui te ei hääleta ega helista, siis ma rohkem ei tee teile podcasti. Jah. Psych motherfuckers. Pellanud on meie kuulajad. Vabandame selle varast. Ei ole hullud, aga aus tegelikult. Kui te häälete, siis nii-öelda. Igatahes lõpetame. Kat, aitab. Tšauki, tšau. Tšauki, tšau.